Ees Tartu Tammeka ründaja Tristan Koskor täna siis lõi oma Premium-liiga 13. värava tänavusel hooajal ja Tammekal 1-1 viik. Räägi, Tristan, kuidas selle tulemusega võib Tartu Tammeka rahul jääda või ei saa üldse rahul jääda? Kohe üldse ei saa rahul jääda, sest tegelikult me domineerisime terve mängu ja neil on nagu ühtegi võimalust peale selle penalti olukorra. Et mäng oli täiesti meie käes. Räägi natuke sellest väravast. Uus mees võistkonnas, Henri Järvelaid andis väga hea tsenderduse, võib isegi öelda, et jäi sul seal üle koksata, aga oli tööd küll, et see pall ikkagi väravasse ju suunata. Ja Järvelaid on väga hea vasaku jalaga ja tema üks trump ongi tsenderdused. Et tuli täpselt pea peale ja tuli lihtsalt pea vastu panna. Kui Järvelaid üks uus mees satsis, siis tiimist on ju lahkunud Kaspar Paur ja suure duode tegelikult selle esimese hooaja poolega moodustasid, eriti siis, kui Tammeka oma need esimesed punktid ju kiire tempoga kohe hooaja alguses teenisite. Kaspar on nüüd tiimist lahkunud, kui palju see, ütleme, võistkonna joonist muutnud on? No selles mõttes see, et me oleme Kaspariga väiksest peale lastest saati juba koos mänginud samas tiimis ja me tunneme üksteist ja me teame, mis on meie tugevused ja nõrkused ja siis me nagu oskasime neid ära kasutada. Et kindlasti see mingil määral mõjutab, aga midagi teha ei ole, elu ongi selline, et kõik edasi-tagasi käibki. Räägi natuke Tammeka eesmärkides selle hooajal, et teil on küll 22 punkti kirjas, olete tabelis 5. aga tegelikult ju viimane võit pärineski Pärnu vastu aprillikuust, et kuid pole enam võite saadud, võib-olla natuke liiga, sest just on ka pikk paus, eks ju selja taga, aga tegelikult võidurõõmu pole ju palju maitsnud, et millest praegu puudu jääb see, mis teil oli hooaja algus võib-olla olemas? Ma arvan, selles mõttes eesmärk, 4. koht on juba liiga kaugel kui nagu reaalsus. Aga jah, 5. koht, see peab meil ära tulema see hooaeg. Ega rohkem ma ei teagi. Väga hea, suur tänu selle intervjuust, Tristan, edu, kõik panevad. Ja meiega liitu